pöörata piiblis siis Teise Korintuse raamatusse kõigepealt või kirja, peatükk 10 ja siis lugeda siit salmist 3 edasi. Ma tahan täna rääkida sellisel teemal nagu vaimulik sõjapidamine. Ma ei tea, kas sa tead seda või mitte, aga sel hetkel, kui sa said kristlaseks, sa astusid sõtta. Ja nagu öeldud eelmine kord, et mõnes rahvuses võib-olla ei ole kohustuslikku armeesse värbamist. Võib-olla Tarmo teab paremini, aga on palgaarmee ja nii edasi, aga Jumala armees või nagu kristlaseks saamises sa paratamatult kohe astusid lahingujoonele. Sa astusid rindejoonele. Lahing käib, kuulid lendavad. Paljud teist teavad seda, et vaenlane ei maga. Ja et see fakt, et sinust sai kristlane, ei tähenda seda, et ütleb, okei, sinuga on kriips peal, siin me enam ei tülita, sinuga pole probleemi enam pole. Või vastupidi, lahing võib hoopis intensiivistus sinu elus. Tavaliselt see isegi võib-olla nii juhtubki. Ja mis muret on hingevaenlasel magava kristlasega või taganeva armeega või kellegiga, kes tema kuningriiki ei kahjusta. Nii et kui sa koged vaenlase rünnakuid oma elus, siis ühel viisil see on kompliment sellest, et ta näeb sinus midagi, mis tema jaoks on ohtlik. Ta püüab seda materdada maha, ta püüab seda nagu tühistada ja kuidagi ebaefektiivseks teha. Aga tänu Jumalale, et suurem on püha vaim, kes on meie sees. Ja need inimesed, kes siin said püha vaimuga ristitud, see on meie vägi ja see on meie tugevus selles lahingus. Me ei võitle oma enda relvadega. Me ei võitle oma enda jõust. Piibel ütleb meil üle võitlust liha ja verega. Vahest me muidugi unustame ära seda ja võtame vaimu mõõga ja põrutame kellelegi kaaskristlasele vastu pead. Põmakided ja vaidleme, ma ei tea, ilmutuste asjade üle ja mida keegi teab ja mida keegi on aru saanud ja mõistnud ja nii edasi. Vahest isegi süüdistuse noodiga ja nii edasi. Aga meil on kokkupuude vaenlase kuradiga. Ma loen siit 10. peatükist salmist 3 ja siin öeldakse, sest kuigi me käime lihas, paljud teist käivad lihas. Keegi tõsta oma kätt tavaliselt selle peale, sest kõik arvavad, et kes see jumala eest tahab lihas käia. Okei, kui sa ei taha lihas käia, siis sa sured. Okei. Aga siin ei räägita lihameelsusest, siin räägitakse lihas käimisest. Kui sa ei ole kindel, kas sa käid lihas või mitte, siis näpist ennast. Vaata, kuidas on sul liha jalles ikka. Või näpist oma naabrit, siis sa näed, mis juhtub. Kui ta iitsatab, siis tal on liha. Nii et me kõik käime lihas, aga Piibel kutsub meid üles mitte käima või sõdima lihaviisi järele. Sest kuigi me käime lihas, ei sõdi me mitte lihaviisi järele. Pane tähele sõna sõdi. Paulus räägib siin kogudusele, ta räägib siin kristlastele, räägib siin Uue Testamendi ajal, räägib siin peale Kristuse surma üles tõusmist, räägib siin, kui kogudus on tekkinud ja ütleb, et meil on tegemist sõjaga. Milleks tuua üles sukest teemat, kui meil kunagi ei ole pistmist sõjaga või sõdimisega? Nii, üks mees tuleb siin korrigeerima minu mikrofoni. Aitüma. Nii et nüüd ma ei kuulegi ennast enam. Okei. Pöörasid selle kukla taha mulle või? Okei, ma ei näe, kus see on, aga see kuskil on. Nii et meil on tegemist sõjapidamisega, sest meie võitluse relvad ei ole lihalikud, vaid nad on vägevad. Halleluuja. Nad on vägevad. Jumala ees, mitte oma enda jõust ja mitte oma enda nagu initsiatiivil, aga Jumala ees koos temaga maha lõhkuma kindlustused, hävitades kõik mõistuse targutused. Muuseas, eks vanadel aegadelgi, kui sõda peeti ja ka tänapäeval on ikkagi alati see esmane eesmärk rünnata ja maha kiskuda kindlus. Loss, varjend või kuskil, kus ütleme, see kuulipildu on peidus, kus see front on. Siin aga ei räägita mitte maistest kindlustustest, vaid vaimulikest. Ja on ka olemas vaimulikud kindlustused. Ilmselt paljud meist on seda juba kogenud. Mingi asi, millega sul on tegemist ja mis nagu kindlus seisab su vastu. Sa küll tead, tulistad aeg-ajalt sinna pihta, aga sa tunned, et ei, seal on nagu kõva müür ja ei lähe niisama. Tuleb
tuleb sõdida selle asjaga. Ta ütleb siin veel edasi, et nad on vägevad maha lõhkuma kindlustusi, hävitades kõik mõistuse targutused. Ja keegi on ütelnud väga õieti, et enamus vaimulikku sõjapidamist toimub meie mõistuse tasandil. Loomulikult meil on tegemist vaimsete jõududega ja teinekord on asjad, kus me näeme või kellegi kristlase juures on mingi rünnak või teinekord isegi kellegi sees on kurivaimused on vaja on välja ajada. Piibel räägib, ajage välja kurjad vaimud. See on Uue Testamendi õpetus. Ja see võib-olla, et ma ei ole näinud seda niimoodi juhtumis, ei tähenda, et neid asju ei oleks. Aga väga suur osa lahingust on siiski meie mõistuse tasandil. Aga et meil on lahing, seda ütleb juba see, et Efestase kiri, kus Paulus kirjutab kogudusele samuti, ütleb, et riietage ennast Jumala sõjavarustusega, milleks panna selga sõjavarustust, kui sul ei ole sõdimist. Ma ei tulnud täna siia sõjavarustusega. Ma mõtlen füüsilises mõttes. Mul ei olegi tegelikult sõjavarustust. Võib-olla Tarmo, sul on kunagi olnud, eks ole. Sa oled armees töötanud ja kui keegi on, siis sul on relvad, sul on sõjavarustus. Iisraelis mehed ja naised käivad ringi tänavatel ja neil on relvad käes ja laskevalmis relvad, mitte niisama. Meie maal ei ole seda kommet ja võib-olla vajadust. Seal maal on see ohu tase teine ja kogu aeg ollakse valmis. Aga meie räägime täna siin vaimulikus mõttes ja meie kui kristlased peame olema samuti kogu aeg relvastatud. Vaimulikult relvastatud. Ja põhjus selleks on sellepärast, et meil on tegemist vaenlase igasuguste ränk on ingliskeelne sõna, aga aujärjed, mis meie suunas nagu oma nooli lasevad. Ja kuigi Piibel räägib, et Jumal on Jeesuse Kristuse kaudu juba vaenlaselt kõik relvad röövinud, siis ometigi meil tuleb meie autoriteet maksma panna vaenlasele. Kas see, et sinu laps on sõnakuulmatu mingis perioodis, tähendab seda, et sul ei ole autoriteeti tema üle? See ei tähenda seda. See tähendab lihtsalt seda, et sa ei ole seda autoriteeti veel rakendanud. Aga sul on autoriteet. See, et saatan kuskil oma pead tõstab ja mingeid asju teeb, ei tähenda seda, et meil autoriteeti ei ole. See võib-olla lihtsalt tähendab, et me ei ole seda rakendanud sel hetkel. Me ei ole tegelenud selle olukorraga. Väga tihti ja väga paljud kristlased lasevad lihtsalt asjadel juhtuda ilma selleta, nad asjaga tegeleksid. Nad ei võitle. Nad lihtsalt lasevad asjadel juhtuda. Nad ütlevad, et selline ma olen või sihukese elu on. Ja vaenlane tungib peale, kui temale vastu ei seista. Piibel ütleb selgelt, ärge andke maad kuradele. Ja see sõna maa seal on, mis viitab sõna otseses mõttes nagu sinu kohale, ka lokaalselt. See paik, see pere on minu piir ja minu piirkond siin ja ma ei anna maad vaenlasele. Kas vaenlane ei taha tungida meie lähedaste ellu või meie oma ellu või meie kogudusse või meie maale? Muidugi tahab, aga meie kui kristlased peame vastu sellele seisma. Amen. Ja kui me sellega ei tegele, siis vaenlane lihtsalt rahulikult marsib edasi. Oled sa tähele pannud? Millele iganes sa elus järgi annad, selle asja mõju sinu elule suureneb. Surve kasvab. Ja kui sa hakkad vastu seisma, alles siis hakkab see jõud vähenema. Amen. Mida rohkem me anname maad, seda rohkem ta võtab maad. Ja Piibel ütleb, et need on kavalad rünnakud, millega meil on tegemist. Kavalad rünnakud. Tead, kui keegi on uurinud sinu elu ja seda saatan ilmselgelt on sinu sünnist saadik, siis ta tunneb väga hästi, kuidas sa mõtled, millised asjad liigutavad sind mingis suunas. Mina ei ole õieti üheski asjas eriti ekspert, aga näiteks bioloogid, kes on uurinud mingisugust looma või putuka liiki või linnu liiki, võivad oma nagu ajaperioodi lõpus, kus nad on sellega tegelenud terve elu ja teiste spetsialistide nõu pidanud, üsna palju ennustada selle näiteks putuka instinktidest ja kuidas ta käitub siis ja kui sa paned selle siia, mis ta siis teeb ja üsnagi teada, mis see putukas teeb või linn või loom või mis iganes. Ja õieti, kui sina istuksid kuskil kellegi kapis
ja 24/7 kogu aeg jälgid kedagi. Mõni oleks väga imelik tunne, kui keegi meid niimoodi jälgiks, aga, või kui sa ise kedagi niimoodi jälgiks, see oleks väga väsitav. Sa pead paluma, et keegi sul aeg-ajalt kohvi toob sinna, muidu läheb igavaks. Aga iseenesest sa õpiksid tundma selle teise isiku kohta peaaegu et kõik. Ilma selleta, et tema veel sulle midagi otseselt ütleks või räägiks iseendast. Lihtsalt, kuidas ta käitub kodus, kuidas ta asju teeb ja nii edasi ja nii edasi. Ja muuseas, kui me juba sellest räägime, kui väga sa kristlane oled, ei ole mitte ilmutatud sellest, kuidas sa käitud kirikus. Aga kuidas sa käitud kodus. Pööra oma naabri poole, ütle, et see käis sinu kohta. Kes iganes su kõrval on, ütle, et see oli sulle. See ei saanud ometi mulle olla. Ja et me peame, või õieti see doktriin või õpetus vahest, mis on ka käinud läbi, et me ei pea sõdima, on tihti põhjustanud seda, et kristlased on oma relvad maha pannud ja lasknud vaenlasel peale tungida. Me tihti ei tee enam teatud asju, mis tegelikult just nimelt vaenlast ärritavad. Üks asi, mis vaenlast ärritab, on, kui kristlased hõiskavad. Kui on rõõmuhõisked, kui on juubeldus, sa ütled, mul pole põhjust olla rõõmus. On, kindlasti on. Sa oled lihtsalt ära unustanud need põhjused. Sa oled jätnud oma pilgu asjade peale, mis sul täna elus toimivad ja mitte mõistud, et tegelikult see rõõmuhõisked ja Jumala ülistus ja need vaimulikud relvad aitaksid sind sellest elufaasist, kus sa oled, välja tuua. See, et ma kaeban selle üle, kui raske see kõik on ja annab ainult tuld võib-olla vaenlasele, et ta näeb, et asi töötab. Ta hakkas nurisema, ta hakkas kaebama asjade üle. Aga tead, kui vastuseis tuleb su ellu või rünnak tuleb su elu vastu ja kiitus tuleb välja sinu seest ja hõisked tuleb välja sinu seest, siis sa ajab vaenlase segadusse, et kuule, ma panin oma parima tema elu vastu ja näed, ta kiidab Jumalat. Hei, mis toimub? Mis toimub? Muuseas veel kõigile lisaks, Jumala kiitus ja ülistus toob alati Jumala ligiolu. Ja saatan ei kannata Jumala ligiolu. Kui üks inimene on kellegi vastu rängalt eksinud, näiteks keegi annab, ma ei tea, hooldada oma lapse selle hoide kätte ja see hoidja laseb selle lapsega midagi juhtuda, mis traumeerib teda, teeb talle haiget või laps saab surma, midagi katastroofselt juhtub, siis järgmine kord, kui see inimene kõnnib mööda tänavat ja see lapse ema või isa tuleb, ta ei taha taga kohtuda. Ta ei taha tema ligiolus olla. Kurat samamoodi ei taha olla Jumala ligiolus selle kõige pärast, mis ta on teinud. Ta ei suuda olla seal. Ja kui Jumala rahvas Jumalat ülistab ja Jumala ligiolu tuleb, siis sõna otseses mõttes ahelad kukuvad ära pealt. Sinu enda ahelad kukuvad ära. Ja mõningad ahelad ei ole veel ära kukkunud, sest see ei ole jõudnud sinna paika, kus sa tõesti Jumalat niimoodi kiidaks ja ülistaks. Ja see, et keegi teine kiidab ja ülistab, on ka hea, aga kui sina hakkad seda tegema, siis sinu jaoks hakkavad mingid asjad juhtuma. Keegi võib palvetada patuse palve otsa sinu kõrval, ta võib olla sulle nii lähedal, aga see tema päästmine ei mõjuta veel sind, et sina saaks ühtlasi päästetud tema palve kaudu, et tema palus, et Jeesus tuleks tema südamesse. On midagi, mida sina pead tegema ja sina pead muutuma piisavalt tõsiseks, et sa ütled, aitab naljast, aitab sellest, et vaenlane on sisse käinud mul, tead, sisse ja välja minu elus ja rünnanud mind hommikul ja õhtul ja nii edasi. Ma ei ole mitte midagi teinud, võib-olla tihti hoopis põgenenud selle olukorra eest ja põgenenud sellega, et ma ei tegele asjaga. Nagu võib-olla mõned Eesti mehed, nende käitumine on selles, et kui mingi olukord juhtub, kuskilt neil valutab, kuskil on mingi haiguse moodi asi, ma ei tegele sellega. See ei tähenda, et haigus ära läheb. Halloo? Okei, ma ei räägi kellegist teist täna siin, aga ma räägin nendest, kes on väljaspool seda hoonet. Nad võivad öelda sulle, keskmine Eesti mees läheb arsti juurde alles siis, kui tema naine teda käsib. Ja kui on mingid väiksed asjad, nagu tead, peavalu stressis, siis on paanika majas, aga kui mingi suur asi, siis ta pigem peidab ennast ära, põgeneb selle reaalsusest. Reaalsusest põgenemine ei muuda reaalsust.
kui see, et inimene joob ennast purju, põgenedes oma perekonna probleemide eest, tähendab seda, et järgmine hommik ta tõuseb üles, vaatab peeglisse pisut udusema pilguga, aga reaalsus paistab talle uuesti vastu sealt. Seesama nägu, kellega ta peab tegelema ja iseloom, mis sealt silmadest välja paistab. Amen. Jällegi, ma ei räägi kellegest siin. Ma räägin nendest, kes video vahendusel vaatavad. Nii et me oleme ära kaotanud hõiskamise Jumalale. Me peame selle tagasi tooma. Halleluuja. Ja mitte ainult koguduses, aga sinu kodus. Amen. Kui palju piibel räägib, et hõisake Jehovale kõik ilma maad. Laavet räägib hõiskamisest, terve laulud on täis hõiskamist. Mis pärast ta seda tegi? Sest see oli vaimulik relv, millega ta saavutas võitu. Ja kui mul oleks aega, ma võiks tuua sulle kirjakohti, mis räägivad Vanast Testamendis, et Jehova möörgab. Läheb välja nagu sõjamees hõisates, et saavutada võitu. Need on vaimulikud relvad. Jumal on andnud meile vaimulikud relvad. Need ei ole füüsilised. Need ei ole lihalikud. Ma ei tee relvaluba ja siis kuskil on relv käes ja siis võitlen teemonite vastu. Sa ei saa teemoneid kuuliga maha lasta. Aga sõnad on üks vaimne relv. Ja kui sa paned Jumala sõna oma suu kaudu välja, nagu kuulutad seda maksma selles maailmas, see on üks vaimulik relv. Ülistus on vaimulik relv. Eestpalve on vaimulik relv. Jeesuse nimi on vaimulik relv. Jeesuse veri on vaimulik relv. Need on vaimulikud relvad. Kuidas ma sellest aru saan, et Jeesuse veri midagi seal vaimses maailmas teeb? Ma ei saagi kõigest sellest aru. Ma ei peagi sellest aru saama. Ma tean, et see töötab. Ma tean, et see töötab. Sest ma olen olnud rünnakutes, kus vaenlane on rünnanud mind hirmu mõtetega ja ma olen Jeesuse Kristuse verd kuulutanud oma mõistuse üle ja selle paiga üle ja teinud seda võib-olla 15 korda või 20 korda ennem, kui ma olen võitnud nende mõtete rünnaku. Aga kui ma võitsin selle, siis plats oli puhas, nagu seda poleks kunagi olnudki. Ma olen olnud ruumis ja see oli minu nõrkus, hirm igasuguste sükste vaimsete asjades, enne kui ma kristlaseks sain, igasugused tondid ja vaimud ja mis iganes liikusid ringi üles tõusnud surnud või surnud ilmusid ja süke teema, mis mind nagu hirmutas. Ja kui ma sain kristlaseks, siis need samad hirmud püüdsid uuesti nagu tulla minu ellu. Ja ma olin, mäletan, ühes ruumis ja ma läksin sinna palvetama. Ja keset palvet, üksinda seal palvetan, äkitselt hirmumõtted ründavad mind, et siin kuskilt keegi ilmub välja, see ehmatab sind, sa jooksed siit koos aknaraamidega siis minema ja süksed mõtted hakkavad ründama sind ja ma ei tea, kui see sinu peal ei ole nagu töötanud, siis sa võib-olla ei tea, millest ma räägin, aga see muutub väga reaalseks su jaoks. See halvab sind. Sa ei saa, ma olen piisavalt vana inimene juba, ma olen täiskasvanud, ma olen kirikuruumis ja ma palvetan ja äkitselt selline hirmu mõte ründab mind ja ma pidin kuulutama Jeesuse verd. Ja ma pidin võtma meelevalla selle vaimu üle. Ja kui ma seda tegin ühtäkki, kui see lahkus, mul oli selline tunne, kuidas see üldse siin ennem oli? Ühtäkki, või ennem seda, ma olin nagu kangestunud selle hirmu käes. Peaaegu nagu tahtsin ära joosta ja kogu aeg vaatasin selja taha, et keegi ei tule. Ja nüüd äkitselt ma tunnen ennast täiesti vabalt. Vaimulikud relvad töötavad. Ja need töötavad vaimses maailmas. Ja meie kui Jumala rahvas peame õppima neid kasutama. Mõnel meist on vaimumõõk roostes. Me pole seda tupest välja tõmmanud kunagi. Me peame hakkama seda kasutama. Halleluuja. Meil on relvad ja me peame autoriteedi maksma panema. Nüüd, esimene tähtsam asi sõjapidamises on tunne oma vaenlast. Kui sa ei tea, kuidas su vaenlane käitub, kui sa ei tea, kellega sul tegemist on, kuidas sa võitled tema vastu. Amen. Loomulikult me peame tundma oma relvi. Aga sa ei tea, mis relva ei valida, kui sa ei tunne vaenlast. Me peame teama, mis vaenlane suudab teha, mida ta ei suuda. Kes ta on ja kust ta tuli. Nüüd ma ei hakka sulle pikalt rääkima, aga Saatan oli Lutsifer, peaingel taevas, 3 peainglist, Gabriel, Miikael, Lutsifer. Tema oli valguse ingel, valguse kandja. Jesaja raamat, Jeremia raamat, Vana Testamendi raamat, Esekeli raamat räägib sellest, ta kandis Jumala au, ülistusingel, ilmselgelt paljud piibliuurijad usuvad seda, juhatas taeva vägesid ülistusse, mingil hetkel uskus, või leidis seda, et milleks ma peaksin juhatama teisi ülistusse, mängides siin ilusa pilliga, parem las see ülistus peatub minu juures, sest piibel räägib, ta oli kena, ta oli jõukas või sai jõukaks ja läks uhkeks. Nõnda siis ta oli ingel, kes langes. Piibel ütleb inglite suhtes, et need on teenijad vaimud, läkitatud abistama neid, kes õndsuse pärivad. Ja
Vana testament räägib, et inglid kuulevad tema Jumala sõna häält, olles valmis sõna kuulelikud olema. Nii et inglid tegelikult on teenijad vaimud. Nad on loodud teenimiseks. Saatan langes küll, aga ometi tema positsioon on madalam alati olnud inimese positsioonist. Inimene oli loodud Jumala näo ja sarnaseks. Isegi nagu veel uuesti sündimata inimene on oma positsioonis kõrgem, kui on iial ükski ingel. Rääkimata veel langenud inglitest. Ei ole päris aus, inimesed on ka võitnud asju ära, mis nii-öelda kurat on sellesse maailma toonud, näiteks meditsiiniliselt teatud haigused on võidetud, ma mõtlen, nende vastu on leitud vastu mürgid nii-öelda või mis iganes see sõna on, vaktsiinid ja nii edasi. Nii et inimesel on kõrge positsioon ja Jumal ütles oma sõnas, või Taavet ütleb seal, et mis on inimene, et sa tema peale mõtled. Sa tegid tema pisut madalamaks inglitest. Ja selles mõttes inimesel on üks eriline positsioon. Ma ütlesin küll, et ta tegid pisut madalamaks inglitest, aga ma tsiteerisin seda valesti. Ta ütles, et kõik sa panid tema jalgade alla. Ja see Siiria kohta on tegelikult öeldud, et ta on pisut alamaks Jumalast, mitte inglitest, vabandust. Ja pisut alamaks Jumalast. Ja kõik sa panid tema jalgade alla valitsema tema käte töö üle. Nii et inimesel on meelevald selles maailmas. Ja kui inimene saab Jumala lapseks, siis Jeesus Kristus, olles tema pääste issand, tal on veel Jeesuse Kristuse meelevald. Amen. Ja ainuke asi, mida me peame täna tegema, on seda rakendama. Seda maksma panema. Nüüd, meil tuleb vaenlasega võideldes talle vastu seista, meil tuleb teda sõidelda ja meil on võimalus teda siduda. Ma tahan sul lugeda paar asja, mida Uus Testament ütleb sõjapidamise kohta. Number 1. Ole Jeesuse Kristuse õilis sõdur. See on 2 Timotuse 2 ja 3. Jällegi, milleks öelda meile olla sõdurid, kui meil ei ole sõjapidamist. Uus Testament ütleb samuti, võitle õilsat võitlust. 1. Timotuse kirjas 1.18. 1. Timotus. Efeslaste kirjas öeldakse meile, et ärge andke maad kuradile. Siis Timotuse kirjades me loeme seda, kuidas kurat üritab inimesi siduda. See on tema soov inimesi siduda teatud mingisuguste asjadega. On need hirmud, on need mingisugused himud, on need mingisugused süütunne ja lihtsalt pressida inimesi, suruda neid kuskile ja eraldada neid ja panna neid uskuma mingeid asju Jumalast, uskuma teiste kohta mingeid asju. Tead, kui inimesed omavahel ei suhtle, siis nad hakkavad ajapikku eeldama üksteise suhtes asju. Kuidas keegi mõtleb minu suhtes. Ja me näiame piisavalt palju tõestusmaterjali alati. No vaata, kuidas ta vaatab. No, see ei ole normaalne. Ja ma ei vaata kellegi otsa siin, aga me leiame need asitõendid, kas pole nii. Ja siis me võtame vastava hoiaku ja siis see, kelle otsa me vaatasime ja selle välja otsisime tema näost, tema vaatab meie otsa ja näeb, kuidas meie käitume. Ja siis ta ütleb, midagi on jamasti, midagi on veidrat. Ja siis me vaatame tema otsa, kuna tema reageerib sellele reaktsioonile, mis meie sees oli ja tema tõesti nüüd juba midagi mõtleb, siis me mõtleme, kuule, asi on täitsa hull. Siin me oleme suurest tülis. Meie vahel on kõik läbi ja tema vaatab jälle minu otsa ja me eeldame üksteise suhtes asju. Ja see on parim tööpõld saatanale, kus inimesed eeldavad. Lihtsalt külvata valesid. Oled sa tähele pannud, mu keha on? Ja siis ehale räägib ta minu suhtes asju ja käib üksteise vahel ja süüdistab vendasid. Amen. See on, mis vaenlasele meeldib teha. Muidugi vahest me teeme inimestele sama, eeldame asju. Ja Piibel ütleb, Jakobuse kirjas meil tuleb kuradele vastu seista. Siis ta põgeneb teie juurest. Millal ta põgeneb sinu juurest? Kui sa talle vastu seisad. Kui sa talle vastu seisad. Me loeme Efeslaste kirjast. Saatan on väga kõrgesti organiseeritud militaarne tegevus. Erinevad järgud ja kõik asjad. Me oleme kutsutud võitlema usuvõitlust, ütles Paulus Timotusele. Ja Peetrus ütles, et kurat käib ümber koguduse, nagu möörga ja lõugoer otsides, keda neelata. Nii et ilmselgelt ei ole väga lihtne leida, keda neelata. Ta peab otsima. Ja me peame selleks tegema kõik, et ta ei saa oma rünnakuid läbi viia. Ja
see ütleb meile seda, et me ei saa lihtsalt vaenlast ignoreerida. Oled sa tähele pannud, et väga tihti vaenlase rünnakud juhtuvad siis, kui midagi väga head juhtub sinu elus, mida Jumal teeb. Või vahetult enne. Niipea kui Jeesus sünnib, Messias tuleb. Herodes püüab teda tappa. Jumal annab oma parima, vaenlane püüab kohe tulla oma parimaga, oma arust. Apostlid hakkavad kuulutama, püha vaim on langenud. Esimene asi, nad on suurkohtu ette viidud. Teisel korral neid lausa pekstakse seal ja keelatakse kuulutamaks. Tead, asjad juhtuvad. Võimine voolab, püha vaim liigub. Midagi head juhtub ja siis põmm, rünnak. Jeesus ütleb oma jüngritele minna teisel poole järve, keset järve torm tuleb, rünnak tuleb. Ja siis teisel pool järve seal paar hullu kohtavad neid ja neil on tegemist seal mehega, kellel on leegion sees. Ja me teame, Jeesus saab ristitud püha vaimuga või veega ja püha vaim langeb tema peale. Okei, me ei saa öelda, tema sai ristitud püha vaimuga, aga ta sai ristitud veega, seda me saame öelda, see juhtub. Johannes ristib teda vees. Pärast seda, kui ta veest välja tuleb, püha vaim langeb tema peale. Esimene asi, mis juhtub? Kõrbekiusatus. Saatan kiusab teda, ründab teda. Kuidas Jeesus talle vastu seisab? Jumala sõnaga. Aga rünnak tuleb otse kohe peale seda, kui midagi head on juhtunud. Püha vaim langeb Jeruusalemmas. Peetrus ja Johannes viiakse suurkohtu ette. Imed sünnivad apostlite teenistuses. Jällegi suurkohtu ette viimine. Peetrus satub vanglasse. Väljakutsed, rünnakud. Kui kogudus, nagu elav kogudus või kogudus elavnes, ütleme seda kõigepealt niimoodi, elavnes siin Eestimaal, seal kuskil 80. lõpus, 90. alguses, veel nõukogude ajal, siis tohutu pühavaimu väljavalamine toimus ka siin Eestimaal. Palju noori oli kutsutud ja kogudused kasvasid, aga samal ajal oli väga palju rünnakuid. Ette ja taha igalt poolt. Vaimulikud rünnakud, religioosse maailma poolt rünnakud, valitsuse poolt rünnakud. Suurimad ärkamised täna näiteks Hiinas ja teatud sükestes kommunistlikes või isegi islamimaades on seotud sellega, et inimesed kogevad samamoodi rünnakuid. Väga suuri Jumala pühavaimu väljavalamisi ja samal ajal väga suuri rünnakuid. Nii et ühel viisil see on kompliment. Kui vaenlane paneb sind tähele. Järelikult sinu sees on midagi, mis ta arvab, et teda ohustab. Halleluja. Sa ei ole tühi koht tema jaoks. Sa oled ohtlik tema jaoks. Ja ta teab seda, et ainukesed relvad, mis tal on sinu ja minu vastu, on süüdistus, on hirm, on kiusatus. Tal ei ole tegelikult tõelisi relvasid. Tal tegelikult puudub juriidiline, seaduslik autoriteet Jumala rahva üle, üldse inimeste üle. Ta on võidetud vaenlane. Ainukene viis, kuidas ta saab seda kõike täide viia, on läbi teadmatuse, et inimesed ei tea, mis neile tegelikult kuulub. Ja ma kogen seda, et Jumal tahab, et me oleksime üles õhutatud selles suhtes, et me peame tegelema ka vaenlasega. Ja mitte, et me tegeleme temaga kogu aeg, igas põõsas näeme teemonit, mitte seda. See on asja liiga kaugele lükkamine. Sest et ka Jeesus, kui ta ütles, et kui minge välja, tervendage haiged, isegi ütles äratage üles surnud. Ja siis mäletad seda, kui jüngrid tagasi tulid, nad ütlesid, et ka kurjad vaimud alluvad meile, mis pärast? Sinu nime tõttu. Aga Jeesus ei olnud rääkinud neile kurjade vaimude väljaajamisest. Nii et selle nad avastasid nagu ekstra. See ka toimib. Halleluja. Ja Jeesus ütles, et okei, poisid, võtke rahulikult, et see on tore, et kurjad vaimud teile allud, aga kõige tähtsam on see, et te nimed on kirjutatud eluraamatusse. Ja sa näed seda, et Jeesuse teenistuses oli aegu ja kohti, kus ta tegeles kurjade vaimudega. Aga see on kogu aeg. See on nüüd iga päev, iga hetk, igal pool. Ja ma arvan, et see on vahest inimesed viivad selle liiga äärmusesse ja hakkavad igal pool mingeid vaimseid asju nägema. Elu ei ole ainult vaimne asi ka. Aga me peame hoidma oma fookuse, mis on vaimsed asjad vaimsed, mis on füüsilised ja tegelema vaimsete asjadega
vaimulikult. Amen. Vahest me püüame füüsilise jõuga vaimulikke asju ära teha või Jumala tahet panna sündima. Ja teinekord siis püüame füüsiliste asjadega vaimulike jõudude vastu võidelda ja see asi ei tööta mitte. Nüüd ma tahan tuua tähelepanu meie relvadele, sest teine tähtis asi on tunda oma relvi. Tunda oma relvi. Number 1 relv, mis Jumal on meile andnud, on Jumala sõna. See on Piibel, Jumala sõna. Halleluja. See raamat toimib. Need sõnad jätkuvalt toimivad ja omavad väge vaenlase vastu. Hebra kiri ütleb, et Jumala sõna on elav ja vägev ja terav on kui ükski kaheterane mõõk, mis läbistab hinge ja vaimu liikmed, üdi ja südame meelsuse mõtete hindaja. Jumala sõna on ainukene sõna, mis suudab nii vaimses maailmas kui hingelises maailmas kui füüsilises maailmas asju korda saata. Universaalne tööriist. Amen. Ja selleks, et seda rakendada, me peame seda teadma. Ja sõbrad, ma tahan julgustada teid midagi tegema. Kui sa palvetad ja sul on sinu palveaeg sinu kodus, siis see ei ole mitte paha võtta Piibel ja eelnevalt, kui sa oled näiteks jooninud alla, põmmanud kastid ümber, värvinud ära mingisugused salmid, mis räägivad sellest, kes sina oled Kristuses Jeesuses või mida Jumal on sinu jaoks teinud, tõotused või tõsiasjad. Ja see ei ole paha praktika deklareerida neid asju Jumala ees olles, sa oled palves, sa palvetad seal, aga ühtäkki võtad selle ja ütled, et ükski relv minu vastu ei õnnestu. Ja sa pead seda ütlema teatud veendumusega. Mitte, ükski relv minu vastu. Selles ei ole piisavalt veendumust. Sa võid nii alata pihta, okei, aga kui sa seda nagu veendumusega välja ütled või teed seda nii kaua, kuni sa oled ise ka veendud selles, mida sa ütled ja sa usud, mida Jumala sõna sinu kohta ütleb, siis sellest saab relv sinu käes, sinu suus. Ja ma garanteerin sulle, kui sa seda kasutad, sa võid tunda seda, mida mina tundsin seal ruumis. Õhk äkitselt saab puhtaks. Su mõtted saavad puhtaks. Hirm, kui see ründab sind, võib-olla paljud inimesed siin on tegelemas hirmuga. Mingid hirmud on su elus. Sa pead seisma vastu selle hirmule. Leidma Jumala sõnast kirjakohad, mis räägivad sellest, et sa oled vaba hirmust. Või mida Jeesus on teinud nende asjade suhtes või sinu osas. Ja kuulutama neid asju selle hirmu vastu, kuni see hirm läheb. Amen. Jumala sõna on üks meie relvadest, mida me oleme kutsutud kasutama. Üks teine relv on kellegi nimi. Jeesuse nimi. Halleluja. Jeesus ütles, et minu nimel nad ajavad välja kurja vaime. Ja Jeesuse nimes on vägi ja on meelevald. Jeesus andis nagu juriidilise volituse meile kasutada tema nime. Ja muidugi mitte lihtsalt, et me sõdime üksteisega Jeesuse nimel, mitte selleks, seal see vägi ei toimi, aga meil iganes me teeme seda, mida ta on kutsunud meid tegema. Ja kui meil on tegemist ka vaenlasega, siis meil on tema nime meelevald meie käsutuses. Me võime kasutada ja peame kasutama tema nime. Nüüd sa ei aja välja saatanat oma koguduse nimel. Keegi võitleb saatanaga, ütleb, et ma tulen Ekan Khan nimel, tead, sinu vastu saad. Ta kardab kogudust, nõus, aga vägi on Jeesuse nimes. Piibel ütleb, et ei ole ühtegi teist nime antud taeva all, milles meid päästetakse. Vägi on tema nimes. Minu nimel nad ajavad välja kurjad vaimud. Ja selle nime vägi on see, mida kristlased peaksid ka kasutama. Muuseas, ma jagasin ühe õiga üks päev. Meil oli väike nõustamise aeg ja ma rääkisin sellest, kuidas ma nägin unes košmaare. Ma olen näinud paar korda elus. Ja mul oli lapsena nagu tegemist hirmu vaimuga. Ja põhiliselt hirm siis, mis puudutas vaimseid selliseid asju. Veel kord siuksed mingisugused tondid ja kollid aga just nimelt nagu, et keegi ilmub, tead, su vanaisa ilmub äkitselt ja siuksed asju ma kartsin. Ja mul oli tõeline hirm selle asja suhtes. Ja ma tean, kus see mu ellu tuli. Ma olin väike poiss, ma kuulsin mingisuguseid õuduslugusid ja kuidagi moodi selle õhtul pimedas seal teiste lastega koos olles see nagu tabas minu südant ja hirmu vaim nagu võttis must kinni. Ma tean, see nagu haaras must kinni, sest sel õhtul üks mees seal, oleme seal, kus me olime emaga, tõstis mind sülle, ma pistsin karjuma, ise imestasin ka.
Ja sellest hetkest peale ma ei julgenud enam üksi kodus olla ja ma kartsin igasuguseid vaime, igasuguseid kolle ja mul ei olnud probleemi inimestega. Inimeste kartmist mul ei olnud, mõni kardab inimesi, et äkki tuleb mõni pätt, mõni varas, mõni tead, kes iganes. See mind ei hirmutanud. Inimene oleks olnud mulle julgustuseks, kui oleks keegi teine seal juures olnud, et ma ei pea üksi olema. Aga igasugused nagu vaimsed asjad, mida ma kartsin. Ja kui ma sain kristlaseks, siis automaatselt need asjad ei läinud ära mu elust. Olla päris aus, siis kohas, kus ma kogesin neid rünnakuid, oli keset palvet. Ma lähen koju, ma hakkan palvetama, mul on üksi kodus, see on päevane aeg, päike paistab välja, see on valge, ma hakkasin palvetama, palvetan võõrastes keeltes ja ühtäkki mõte kargab mu pähe, et kohe keegi koputab sinna ukse peale, minu toauks. Ja sa kuuled koputust ja kui sa siis nagu, või see, kes siis sisse astub ja sa näed seda õudusnägu, siis hüppad siit koos raamidega välja, aknaraamidega ja siuksed mõtted nagu süstiti mu sisse ja ma tihti kargasin püsti sealt palvest, ma olin põlvedel ja ma ei saanud enam palvetada. Ja ma mäletan ühel hetkel, siis ma mõistsin, et ma pean selle hirmuga tegelema ja ma pean selle üle meelevala võtma, ma ei saa lasta selle juhtida oma elu. Ja see oli olnud probleem mul lapseeas, see oli probleem, kuni ma olin 18, ma ei julgenud üksi kodus olla. Ebanormaalne. Paljud väiksemad lapsed on üksi kodus ja naudivad seda. Ja ma kartsin, mul olid naabrid kõrval ja mis iganes, ma kartsin. Ma ei olnud kuskil üksi suure paksu metsases, kus tead, hundid on ümber ja karud, et siis üksi ei julge olla. See on nii. Ma olin linnas ja see oli ebanormaalne. See oli ebanormaalne hirm ja sellega tuli tegeleda. Ja ma mäletan seda päeva, kui ma võtsin otsuse. Okei, see peab lõppema siin ja ma kargasin püsti ja tõmbasin selle ukse lahti ja ütlesin Jeesuse nimel iga vaim, mis ei austa Jumalat välja sellest majast. Ja siis ma põrutasin vastu öökappi rusikaga ja siis nii kõvasti, et see uks sealt kukkus lahti, see ehmatas mind ära. Alguses. Ja aga ma jätkasin, ma läksin igast järgmisse tuppa ja tegin seda sama kuni esikuni välja ja ma tundsin midagi atmosfääris muutus. Ja sellest ajast peale mul ei olnud enam probleeme teadlikult niimoodi palve ajal, aga see hakkas ründama mind öösiti. Ja ma mäletan öösel, ühel hommikul tõusen ülesse, hommik on juba valge suveaeg, läbi laugude ma näen, et väljas on valge ja siis äkitselt läheb kõik pimedaks uuesti. Ja ma tean, et see on unes ja ma ei saa liigutada. Ja seda, mida nimetatakse nendest luupainajateks. Ja äkitselt siis ma tundsin selle sama kurja vaimu ligioluks, hirmu vaimu ja ma hakkasin läbi une karjuma Jeesuse nimel. Nüüd ma ei tea, kas keegi kuulis mind või kas ma tegelikult ka seda ütlesin, aga mul oli väga raske selle öelda. Nagu tonn on su rinna peal, lükkad ära. Ja siis oma unenäos ma nägin, kuidas ma läksin selle magamiste ukse juurde, tõmbasin selle lahti ja karjusin Jeesuse nimel. Ja siis läksin trepist alla ja suurest toast, tegin seda sama. Siis läksin kööki, siis läksin kahte teise tuppa, mis oli mul alumisel korrusel, kuni koridori esikuni. Ja siis välisukse juurde tõmbasin sealt välja, ütlesin Jeesuse nimel välja ja siis läks ajaks. Oli mul täis nagu hääl käes. Ma võisin täiesti jõust teha. Ja sellel hetkel äkitselt läks uuesti mu silmade eest valgeks. Ma teadsin, et ma olin olnud teadlik. Ma teadsin, et see ei olnud selles mõttes uni. Aga mul oli hea meel, et Jeesuse nimi tuli ülesse minu vaimus keset unenägu. Või selles olekus, kus ma seal olin. Ja seda on juhtunud vähemalt 2-3 korral niimoodi. Kui sa paned piisavalt palju seda mõtet oma pähe, et Jeesuse nimes on meelevald. Ainult kui peaks mingi olukord tulema, isegi kui ma kõnnin öösel pimedal tänaval, näen mingi kamp tuleb mulle vastu, siis ma võtan Jeesuse nimel meelevalla, et vaenlane ei saa minu vastu midagi teha. Ja sa kogu aeg mõtled, tema nimes on minu meelevald, tema nimes on minu vägi. Ja lõpuks jõuad sinna maani, kui isegi öösel unes. Jeesuse nimi tuleb sulle huultele. Halleluuja! Ja ma ütlen sulle, see on see paik, kus võit tuleb su ellu. Isegi öösel või siis hommiku unes sa võidad Jeesuse nimel. Üks teine tähtis relv on ülistus. Sõbrad, ülistus on tegelikult üks relv. See ei ole mitte lihtsalt, et ma tulen ja pean jälle laulma kellegile, nagu sünnipäeva laulu. Kaua ma laulan? Ta on laulu juba kuulnud. Ei, ma ei tee seda isegi tema pärast. Selles mõttes, et tema nii väga vajab. Tal on taeva inglite koor, kes laulab tema kõrva juures. Pühad või ütleme, vanemad kummardavad, ütleb, püha on Jumal, keerubid ja seeravid ja kõik on tema trooni ümber seal teda kiitmas, ülistamas. Jumal ei vaja meie kiitus lihtsalt sellepärast, et ta vajab ennast paremini tunda. See kiitus on üks relv ka sinu jaoks. Amen. Loomulikult Jumal väärib austust ja meie
kiitus näitab seda, et me usume, et tema on kõrgeim meie elus. Aga sellel on veel üks eesmärk. See on üks relv sinu käes. Vaata, kus minuga laulude raamatusse 149. Laul 149. Halleluuja. Ma usun, et me oleme jõudnud päeva, kus need asjad, mida vaenlane on kaua aega sinu elus nagu ahelas sind hoidnud või mingi olukord on kinni olnud kaua aega, selle asja murdumiseks on aeg tulnud. Halleluuja. Ja siin on inimesi meie seas, kes võivad anda tunnistust, õde Malle, jõudes arusaamisele sellest, kuidas mingi asi, mis oli kinni hoidnud, sel hetkel, kui sa võtad ise meelevalla, saad aru sellest, et kui sina midagi ette ei võta, siis midagi ei juhtugi. Ja äkitselt elu muutub. Vabadus tuleb. Ükskõik, mis asi see ka ei oleks. Jumal annab meile vabadus. Siin ütleb niimoodi laul 149. Ta räägib siin, laulge Jehovale uus laul. Tema kiituslaul vagade kogudus. Nii et kogudusele on see kirjutatud. Iisrael rõõmutsegu oma tegijast. Sioni lapsed ilutsegu oma kuningast. Vaimulikult ka meie oleme ju Sioni lapsed. Osa sellest mahlakast õlipuust. Nad kiitku reastiku tema nime. Siin tegelikult öeldakse, nad kiitku tantsuga tema nime. Siin ongi ringtantsus. Okei. Oled sa näinud, kuidas Iisraeli need tantsud käivad? Ringtantsud ja kui need laulma hakkavad ja tantsima hakkavad, siis ei saa ükski jääda ükskõikseks. Ja eestlased vajavad ka seda jälle uuesti praktiseerida. Amen. Me oleme ära unustanud tantsimise. Ma ei räägi see biotantsust või rumbas, valss või sambad või. Ma räägin tantsimine Jumala ees. Ma tunnen seda öelda väga veel üks kord. Tead, me peaksime uuesti hakkama tantsima. Mitte tingimata ainult koguduses, aga oma kodus. Pane üks vägev muusika mängima ja tantsi Jumala ees. Tänan teid nende 2,5 amenni eest, mis ma sain. 2,5 on parem kui mitte midagi. Nad kiitku reastiku tema nime, trummide, meil trummid on olemas, kannelde, kitarr läheb ka sinna alla, mängigu nad temale. Mis pärast? Et sa tunned hästi, ei mitte selle pärast, sest Jehova on hea, Jehoval on hea meel oma rahvast ja ta ehib viletsad päästega või õndsusega. Vagad ilutsegu au sees, see on jälle ülistus ja kiitus, nad hõisaku oma voodites. Mida sa viimati seda tegid? Tõusid ülesse ja hõiskasid. Naaber koputab harjaga, et mis toimub? Ära sega, ma kiidan Jumalat. Paned talle postkasti noodi, et sellest hetkest peale iga hommiku sa võid olla kindel, et sa kuuled seda. Need ära tee välja. Üks halleluuja tuleb voodist. Kiitus Jumalale. Vagad ilutsegu auses, nad hõisaku oma voodites. Neil olgu kurgus Jumala ülistus, neil olgu suus Jumala ülistus ja käes kaheterane mõõk. Ja pane tähele, mis pärast, et valmistada kättemaks pagan rahvale, rahvavõimudele ja nuhtlusrahvavõimudele, et siduda nende kuningaid ahelaisse ja panna jalgraudu nende aulised mehed. Nüüd, sa pead aru saama, et tol ajal oli sõjapidamine selles mõttes füüsiline tegevus, et Taavet läks sõna otsa mõttes sõtta. Aga isegi seal nad panid armee etteotsa kiitjad. Ja oli korrad, teine ajaraamat näiteks räägib ühest loos, kus nad panid kiitjad siin ette, need hakkasid laulma, sest Jehova on hea ja tema heldus kestab igavesti. Ja siis piibel, kui nad seda häält tõstsid, ühtäkki armee, kelle vastu nad läksid, läks segadusse ja nad läksid omaenda vastu ja nottisid üksteist maha. Ja nii, et ülistus oli üks relv ka nendel aegadel juba, kui nad läksid ka selles mõttes füüsilisest sõtta. Ja siin ka, kui ta räägib siin, et siduda nende aulised mehed ja täide saata kirjutatud kohtuotsus, et see on ka, et ülistus seob kinni vaenlase kurjade vaimude tegevuse. See seob kinni. Ta ütleb siin, et siduda kinni nende aulised mehed. Nüüd noilpäevil tõesti need samad kuningad läksid segadusse seal, aga kõige enam, mis juhtus, oli see, et need vaimsed jõud nende taga
enam ei juhtinud neid ja siis nad läksid segadusse ja oligi segadus majas. Nad kaotasid, nad jäid alla. Aga meie tänapäeva mõttes vaimulikus sõjapidamises, kui me ülistame Jumalat, see ajab vaenlase segadusse. Ja see seob kinni kurjad vaimud. Neil ei ole võimalust tegutseda. Ja veel kord, kui Jumala ligiolu täidab selle paiga, see seob nende, see piirab neid, see seob nende tegevust. Halleluja. Nii et selles mõttes, kui sa kõnnid ka läbi sellisest nutuorust või rünnakute faasist oma elus, ära unusta Jumala kiitust. Ära jäta Jumala kiitust. Õieti see on, kus see esile peakski tulema. Kui sa saad suure õnne osaliseks või midagi suurt juhtub sulle, keegi kingib sulle midagi, keegi annab sulle suure rahalise kingituse või midagi, siis igaüks suudab Jumalat kiita. Ka kõige mornim, krutib üles siit ikkagi selle suunurga. Aga kui sa kiidad Jumalat, kui sa raskustest läbi lähed, see on hoopis teine ärk. Amen. Ja see ongi, kus kristlased olema peaksid, et kui sa oled raskustes, sa kaotad kedagi kallist või midagi juhtub, aga sa ikka tänad Jumalat. Halleluja. Siis su elu läheb edasi. Jumal viib su elu edasi. Su pilt on selge, su siht on olemas ja Jumala vaim juhib sind. Nii et ülistus on tohutult võimas riist, tööriist, sõjapidamise relv meie käes. Paulus ja Siilas said vanglast välja, kui nad kiitsid lauldes Jumalat. Uue testamendi päevil. See on vana testament. See oli juba Jeesuse ülestõusmise järgselt. Lausa vangla vabises. Ja lõpuks uksed läksid lahti. Kõik said vabaks. Kiitus Jumalale. Vangivalvur sai päästetud. No kuule, mida sa veel tahad? Kõik täiuslik juhtus. Tema pere sai päästetud. Tänu sellele, et inimesed olid ülisted ja kiitjad. Halleluja. Ma olen oma elus mitmed korrad olnud faasides, kus ma ei ole teatud asjast aru saanud või rasked ajad on olnud ja ma olen leidnud kõige parema relva just nimelt. Ma ülistan ja kiidan Jumalat. Ma ei oska võib-olla isegi millegi pärast palvetada, aga lihtsalt panen ülistusmuusika peale või võtan kitarri või lihtsalt laulan Jumalale ja ülistan teda. Või lihtsalt hakkan ütlema, Jumal, ma tänan sind, ma ülistan sind. Ja teinekord see võtab päris mõnda aega, enne kui sa saad sellest, mis su mõtteid nagu köidab, see olukord ja raskus kõik, sellest nagu ennast välja kiskuda ja suunata ennast Jumala ülistusele. Ja mingil hetkel sa lülitad ennast nagu rohkem taevasesse dimensiooni, enam ei panegi tähele, kui kaua sa seal nüüd laulsid ja kiitsid, aga sel hetkel, kui sa lõpetad, sa tunned, et kõik on muutunud. Vaimulikult on olukord täiesti muutunud. Ja tavaliselt üsna peatselt sa näed, kuidas olukorrad muutuvad ka füüsiliselt maailmas. Nüüd sõbrad, need on, mida me peame hakkama asju tegema. Keegi teine ei saa sinu eest seda ära teha. Sa ainult ei saa panna, kasseti mängima peale ja siis las keegi teine ülistab. Me peame seda ise tegema. Ja üks relv veel ja ma kohe lõpetan. Palve. Ja eriti keeltes palvetamine. Agnes just rääkis siin, eile olid, kes olid eile seal, kes said pühavaimuga ristitud? Sina üks, kiitus. Kas keegi veel? Kes oli ainult? Sina, halleluja, super, jaa, 3 inimest, super, väga lahe. Nüüd me varsti saame kohe seda praktiseerida. Aga keeltes palve on midagi, mis teeb sind tugevaks, mis häälestab sind vaimulikule lainele ja on võib-olla ajad ka, kus Jumal suunab meid isegi vaenlase vastu rääkima selles võõras keeles. Nüüd ma tean, et on arusaamine, et kurat ei saa aru võõrastes keeltes, piibel räägib sellest, aga on ajad, kus Jumal on andnud mulle mingisuguse nagu sõnumi keeltes ja apostel Paulus kirjutab, et kui ma ka inglite keeles räägiksin, nüüd saatan on langenud ingel, aga siis isegi seal on üks relv tema kantside vastu. Ja on olnud ajad, kus me oleme isegi sõidelnud vaenlast nii eesti keeles kui ka selles nagu, see on raske isegi sõnadesse panna, mida ma püüan öelda, aga ma tean, mida ma olen näinud nende aastatega, aga selles eestpalves, kus võib olla ka mingisugune selline sõitlus vaenlase vastu, mis tuleb keset seda palvet, kui sa palvetad. Ja sellel on vägi. Ma olen näinud, kuidas atmosfäär on muutunud ühe hetkega koguduses, kui kogudus on üks meeles, eespalves murdnud läbi ja võõrastes keeltes palvetades ja tõesti
ütleme siukseid nagu taevas on vassne ja kinni ja tunned, et midagi ei lähe ja äkitselt on läbimurre, kui ühel meelel kogudus võõrastes keeltes palvetab sellest läbi. Nii et ka see on üks vaimulik relv meie käes. Seda võiks omaette käsitleda ja pikemalt rääkida. Aga viimaseks, kogudus on kutsutud olema ja käima koos. Ja kui sa oled koos koguduse inimestega, siis sa ammutad sellestki teatud tugevuse. Üks meeles on üks teatud vägi. Ja me oleme koos veel tugevamad, kui me üksi oleme. Nii et see on üks vaimulik relv. Kui apostlid nad said rünnatud, seal ülempreestrid tulid nende vastu ja tolle religioossed juhid tulid nende vastu. Piibelid nad tulid omade juurde. Ja kui nad koos olid, tõstsid oma häält, palvetasid, kiitsid, lauldes Jumalat, mida iganes nad tegid, koos olles on alati suurem tugevus. Nüüd, mida vaenlane tahab teha, kui mingi rünnak on su elu vastu? Ta tahab, et sa jääksid koju. Ja ma tunnen seda sama teinekord ja ma arvan, me oleme kõik tundnud. Ma olen just midagi, oma arust valesti teinud ja siis ma ei kõlba minema sinna ja vaenu ütleb, sa ei kõlba ja sa ei peaks ja sul on palju muid asju teha. Ta tahab meid eraldada kogudusest. Nagu see video, mida Agnes näitas eelmine pühapäev, kui sa nägid seda, et lõvid eraldasid seal ühe pühvli vasika karjast ja siis püüdsid teda maha murda. Nii et ta püüab eraldada inimesi. Aga kui me oleme koos, me oleme tugevad. Me oleme tugevad. Kiitus Jumalale. Tugevad temas ja tema tugevuse jõus. Ja need on meie vaimsed relvad, sõbrad, millega meil tuleb sõjapidamist läbi viia. Ja hõiskamisest ma juba rääkisin, aga hõiskamine samuti üks vägev relv. Ja selles mõttes see on teema, mida ma ei jõua täna lõpuni lahti rääkida. Aga ma tahaksin julgustada teid. Paneme oma relvad uuesti tööle. Hakka Jumalat kiitma ja hõiskama tema ees, kui sa oled kodus, kõnnid metsa vahele kuskil. Kui sa kõnnid läbi mingist keerulisest ajast, siis mõistes, et see on üks vaimulik rünnak sinu elu vastu. Pane need vaimulikud relvad tööle enda kasuks. Amen. Ja kurat ei ole areenilt näinud. Jah, tema üle on kohus mõistetud. Aga see kohtuotsus ei ole veel täide viidud. Nii kaua ta on veel siin vaba, tal ei ole küll tõelist meelevaldega autoriteeti, aga ta kasutab kiusatust, ta kasutab süüdistust, kasutab teadmatust ja ta on ikka jätkuvalt siin maa peal. Keegi küsib, et kus kohas saatan elab. Mõni ütleb põrgus, aga see ei ole päris asi. Põrgu on lõpuks piinapaik, kuhu ta jõuab. Keegi ei elaks piinapaigas, lähenast üle piinapaika, ööbind seal. Tema aadress ei ole, et Tuleleegi 3 ja Lõõmaküla ja lõpuks põrgu. Ta elab siin maa peal. Ja sellepärast on vägagi teada inimeste tegemistest, käitumistest ja õhuvallas samuti. Ja sellepärast kutsutakse teda õhuvalla vürstiks. Ja sellepärast on kogudusel meelevald siin maa peal ja ka taevas, selles õhuvallas, kiskuda maha kõik vaenlase kindlustused. Nüüd ma annan sulle veel 7 punkti, mis on kirjakohtadega. Ma ei seleta ühtegi lahti. Jesaja kiri ütleb, ükski relv sinu vastu ei õnnestu. Nüüd ütle koos minuga, ükski relv minu vastu ei õnnestu. See on Jesaja 54:17. Ükski relv minu vastu ei õnnestu. Nii et kui sa tunned rünnakut, võid seda alati öelda, ükski relv minu vastu ei õnnestu. Meil on meelevald saatana kõige väe üle, ütleb Luuka evangeelium 10:19. Ütle koos minuga, minul on meelevald saatana kõige väe üle. 1. Korintuse 15:57 ütleb, Jumal annab meile võidu. Halleluja. Nüüd ütle koos minuga, Jumal annab mulle võidu. Annab mulle võidu. 2. Korintuse 2:14 ütleb, Jumal põhjustab meid saama triumfi või võidu. Jumal põhjustab mind saama triumfi. Halleluja. Kolossa kiri ütleb, et vaenlaselt on relvad röövitud. Ütle koos minuga, vaenlaselt on relvad röövitud. Kes röövis? Kristus röövis.
siis ta pööras ringi, andis võidu minu kätte, andis võidu sinu kätte. Kiitus Jumalale. Nii nagu Evander Holyfield, et võidab 30 miljonit ja läheb koju ja naine küsib, et kus tšekk on. Eks ole, naine on rohkem kui võitja, tema sai võidu poksides, aga naine sai võidu ilma poksimiseta. Ta on rohkem kui võitja. Piibel ütleb, me oleme ka rohkem kui võitjad. Kiitus Jumalale. 1. Johannese 4.4 ütleb, et suurem on see, kes on meie sees, kui see, kes on maailmas. Ütle kus minuga, suurem on see, kes on minu sees, kui see, kes on maailmas. Püha vaim sinu sees on suurem kui kurat, kes on maailmas. Ja 1. Johannese 5.4 ütleb, et kes on sündinud Jumalast, võidab ära maailma. Nii et ütle kus minuga, ma olen sündinud Jumalast ja ma võidan ära maailma. Halleluja. Ja ma ütlen sulle, kui sa umbes 10 korda seda, neid asju endale ütled, sa hakkad tundma pisut teisiti, sest sa hakkad tunnetama, et midagi toimub vaimumaailmas. Vau, mingid kivid lükatakse laiali, kindlustusi lammutatakse. Ja kui sa seisad kindlana, teed selle järgmine päev jälle uuesti ja kuulutad ja deklareerid Jumala sõna tõotusi oma ellu, oma pereellu, oma mis iganes vaimuliku maailma, sa hakkad nägema, kuidas need töötavad ja muudavad olukordi. Amen.